ettevalmistus oli teoreetiline ja väga põhjalik. No väga hästi on läinud, võitlusvaim on tugev, saavutused nii head veel ei ole, aga loodame ikka parimat. Võrkpall on lahe. Meil oli paar aastat tagasi oli suvepäevad ja siis me tegime igaüks tutvustas midagi, mis tal hobid on. Ja siis meil oli selgus, et päris paljudel on võrkpall hobiks. Meil on päris hästi, meil on alati hästi. Ainult, et praegu pole veel ühtegi geimi võitnud. Me otsustasime siin praegu, et me peame hakkama trenni rohkem tegema. Et me teeme praegu nädalas korraga, seda on selgelt vähem. Et ABV-d võita, siis me peame tegema 2 korda vähemalt nädalas trenni. No, ütleme, et mäng oli, aga väiksed vead vastuvõtul, aga muidu täitsa enam-vähem. Konkurentsi tase on väga hea, et aasta edasi seda paremaks läheb. No, sai kunagi rannas proovitud ja pisik külge hakatud ja enam nagu sellest loobuda on suht keeruline. No, selleks tuleb aeg leida, et töö ei ole ainuke elu. Tegelikult hästi, et oleme oma mängu mänginud ja mängu nautinud, nii et ei midagi halba ei saa öelda. Kõigil on ettevalmistus väga hea, mängivad hästi, et selles mõttes kuidagi nagu seisma mäng ei jää, et väga aktiivne on ja väga tugevad mängid vastas. Et miks mitte võrkpall, kõige parem, ma just soovitan, et mängige võrkpalli. Väga hästi, üks võit on käes juba, ootame järgmisi mänge, väike paus on. Täitsa tore. No ikka, et mingid trenniajad on niikuinii paigas ja muidu peaks vaata mingi ekstra aja leidma, aga mõned ikka leidsime. Jube kehv ala ju. Ise lapsepõlvest saanud mänginud ja kuidagi külge jäänud, et individuaalsport on ka tore, aga seal nagu puudub selline nagu fun selle asja juures ja tiimiga nagu ägedam.